tere, kes juhtub siin minu õppis music videos ja ma ei tea, kas te olete praegu aru saanud, aga ma räägin väga veidralt, ma ei suuda üüsid välja öelda väga hästi, mul on sellepärast, et mulle pandi need suhu. Ma kindla peale, kui ma saan lõpuks valima oma teise video, mis on ühest asjast, mida ma ehitan, ma ütlen, mis see on. See pole väga oluline asi, aga põhimõtteliselt siin on pilt sellest, ma seletan seal ja need see on põhimõtteliselt, et mu suu laiendada, aga ma ei ole arst, nii et ma ei ütle nüüd täpselt seda epikarust, mul on vaja seda ja mul on vaja kanda seda. Ma ei tea, kui kaua ja siis mul pannakse breketid ja kõik see muu. Nii et te peate harjuma sellise tüütu häälega, mis kõlab nagu väike titakene ja kes ei suuda iisid öelda. Nii et alustame. Esimeseks räägin ma fantaasiasarjade või videotest. Ma kasutaksin, ma panen siia ka igasuguseid silte, nii et te saaksite aru. Ma panen ka kõik kirjeldusse, nii et loege sealt. Ma hakkan täpsemalt, ma räägin pärast. Aga YouTube'is ma leidsin väga hea sellise koha, kus saab leida fantaasiamuusikaid. See on Bruneville või Bruneville, jah. See on väga hea fantaasiamuusika. Tegelikult sa saad väga kiiresti, kui sul on YouTube, nagu sa vaatad video, muidugi sul on YouTube. Ma ei soovita sul kasutada neid basic'uid muusikaid, mida kõik YouTuberid kasutavad, nagu need Kevin McCloud. Ma tean, ma kasutasin neid, aga see sellepärast, et ma ei teadnud ja ei osanud kasutada teisi. Nüüd ma olen natukene arenenud, nagu ma võin öelda siis. Ja ma kasutan paremat muusikat, mis ei ole nii ebaoriginaalne. Sellepärast ma olen otsinud ja kuulanud teisi YouTubereid ja ma olen väga meeldinud. Ma tean, et mõndadele ei või need meeldida, nii et otsustage ise. Aga need on põhimõtteliselt fantaasiad, mida ma leidsin kõige paremaks. Siis on meil kooli ja draamasarja või videod, teine peale sarja, sest videod tavaliselt ei ole. Või siis iga sellised asjad. Ma soovitaksin YouTube'is non-copyrighted muusika. Sealt sa ei saa ühtegi copy strike'i. Võib-olla teised sa saad, siin mõned on küll. Aga tavaliselt siin, kui ma olen vaadanud, ei saa, mis on päris hea. Kooli ja draamasarjal ma kasutaksin ainult siis neid kuulsaid laule, kus on copyrighted muusika, kui see on cover või nagu klaveriga mängitud. Sest need kõlavad palju paremini, kui lihtsalt paned muusika taha sinna. Sest siis see kõlab lihtsalt võltsina seal, see nagu ei läheks kokku sinna. Ma olen tegelikult sellele kanalile tellitud, seal on ka rohkem laule kui lihtsalt need. Need ja. Järgmiseks on meil laulud ja background. Jah, ma panen siin, ma ütlen jälle, non-copyrighted muusika. Ma ütlen teile, non-copyrighted muusika. Seal leiab sellist, kui te olete vaadanud kui te olete Kaitsekommuunis või te teate, siis on sellised laulud nagu Oblivion ja kui te teate, kes on Vaire, mis on minu lemmik Kaitse-YouTuber praegu isiklikult. Seal on üks laul Army, see on väga hea laul, mida saab kasutada igasugustel võitlustseenidel ja fantaasia jälle nendel. Ma ei mäleta, mul ei ka mingi laul sealt, aga jaa, põhimõtteliselt jälle see. Nüüd räägime millestki, mida pooled Eesti YouTuberid ei teinud kui enda sarju, nagu kriminaalid siis, kriminaalsed sarjad. See oli meelik. Põhimõtteliselt on üks helpestuber, kes teeb sellise sarja nagu eksperiment. Ma ei mäleta numbrit, kui ma leian, siis ma panen see siia. Põhimõtteliselt tal on tegi playlisti eraldi lauludest, mida ma olen kasutanud enda helpes loomuliku sarjas ja ma olen mõned on mu telefonis praegu. Põhimõtteliselt ja seal on väga hea, seal on üks nagu kurvad muusikat, sest tal tuli see 1 tunnine osa välja, kus oli lõpp, nii et ma kasutasin seda oma sarjas näiteks. See oli väga hea, seal on väga palju laule, mingi 80 oli seal. Nii et sealt leiab kindla peale midagi. No ma tean, et ma olen palju otsinud, nii et ma leisin seal. Nii et ma arvan, sa ka leiad.
nii, nüüd räägin nagu sellistest videost, mida ma praegu teen. Praegu ma ei tea, mida ma praegu kasutan muusikaks, aga kindla peale, mida ma nimetan praegu, selle ma kasutan. Põhimõtteliselt ma leidsin 2 Minecraft YouTuberid, jah, Minecraft. See oli põhimõtteliselt nagu ehitamisvideo, aga ta kasutas väga head muusikat. Ma panen descriptionisse tema kanali lingi, et te saate kirjelduse vaadata. Ja selle video, kus ma leidsin kõige parema, In the Clouds ja Vision ja City of Angels oli City of Angels, seda on 3, kui te kaitslikult muidugi teate, mis laul see on. Mitte see on lihtsalt muusika. Väga palju laulud on sama nimega, võin öelda. Tegelikult ma arvasin. Ja siis on PewDiePie videod. PewDiePie'l ma avastasin, ta kasutab ühte sama laulu. Mitte küll iga kord, aga tavalist ta kasutab. Ühes videos ma vist kasutasin seda. Kui te ei saanud aru sellest, siis jah. Nüüd, kus sa saad üldse alla laadida endale muusikale? Mõned vist ei oska, ma tean, et nagu see on väga lihtne tegelikult. Ma kasutan sellist äppi või saiti, websaiti siis, MP3 Juice Downloader. See on väga hea, see on väga lihtne kasutada. Sa saad kas copy-paste ida seda või sa saad lihtsalt kirjutada nime ja leida õige. Nüüd on siis kurb muusika, mida kasutatakse siis kurbadel stseenidel ja igasugustel teisel asjadel. Ma just tegelikult, ma täpselt ei teadnud, mida panna siia, aga ma leidsin väga hea koha, see on Aura Vibes on see, panen ka jälle YouTube'i. Seal on rohkem actioneid, aga ma arvan, et on kuskil playlistis kirjas nagu eraldi kategooriad, ma arvan, kus sa saad leida nagu erinevatel teemadel, kui sa oskad inglise keelt, ma arvan, et sa oskad. Siis jah, sealt leiab päris head muusika. Ma leidsin just mingi hea traileri muusika nagu mingile action filmile, mida ma kavatsen võib-olla kuskil kasutada, ma ei tea kus. Ma arvan, et mu filmil, mis ma spoilisin jälle seda oma filmi. Põhimõtteliselt jah. Rääkides action filmidest on meil siis YouTube'is selline Session Studio, kes on, ja ta oli see on ju, kes ta tegi rohkem neid action neid. Kus see oli see, kus ma leidsin selle traileri muusika, ma ajasin tassi, täpselt samasugused olid. Ja põhimõtteliselt sealt leiab väga palju action muusikat, nagu hästi palju. Seal on rohkem nagu sõjaga seotud, aga sõja ja actioni vahel pole väga mingit vahet, natukene on. Ma tean, et ma olen teinud väga sarnase video sellele, nagu kuidas muusikat ma ei mäleta täpselt, mis see pealkiri nime, ma panen kindla peale selle siia. Ja see on siis, kui ma veel kasutasin Kevin MacLeod muusikat ja ma ei kasuta enam, sest minu jaoks kõlavad need nii tüütult. Ma ei kasuta ka neid YouTube'i neid, mida sa saad lihtsalt seal audio sellest võtta, sest mulle ei meeldi need. Nii et ma lihtsalt võtan YouTube'is, sest YouTube'is on kõige paremalt. Aitäh, et vaatasid seda videot. Ja ma kavatsen teha jõulueri ja millalgi uue episoodi. Mul on väga palju kirjutatud teksti, nii et te võite oodata väga palju. Ma ei ütle, millal nad välja tulevad, sest ma ise ka ei tea, kui palju aega mul on, sest ma teen ka kaitse videoid. See on väga probleeme. Nii et bye!